Enn Säde, sina oled vist üks neist vendadest, kes teab vähemalt midagi selle ohtlike, rõhutan ohtlike, mitte vallatute kurvide filmimise ja selle tehnika koha pealt, sellepärast et internetis suure otsimise peale inglise ja vene keeles ma mingid asjad sain teada, aga ma ei saanud isegi aru, ühtegi korralikku skeemi seal ei olnud, ma ei saanud aru, mismoodi olid need paigutatud need kaamerad, mismoodi nad teravustati, mismoodi seati diafragma. Sul on mingi ettekujutus või sa oled vähemalt? Ei, muidugi ei ole. Ega ma siis filmimise juures ei olnud. Aga fotode pealt on näha, vaata poisid näitasid tookord ka fotode pealt, on ikka 3 objektiiviga, 3 eraldi filmi peale, 3-5 filmi peale, kahjuks. Mitte lai formaadi peal, mis oleks lihtsam olnud. Mis tähendab ju seda sünkroniseerimist, eri emulsioonide kokkuviimist, eriti vene film, ise tajud, et 1, 2, 3 emulsioonid on ju erinevad. Aga nii palju oli seal siis kirjas, et esimest korda ohtlike kurvide all, see lõigati suurest rullist, see on mingi 2 või 2,5 meetrine, mis tuleb sellest emulsiooni tegemise masinast, et need on kõrvuti värgid, saad aru, et kui see tihedus filmil hakkab kõikuma, et siis ta vähemalt enam-vähem kõigub koos. Loogiline. Aga see lai lint tuleb loomulikult lai ja üldpopulaarteaduslik tõde oli minu ajal ka see, et keskmisest parimast osast läks sõjaväele ja äärmised anti siis filmimeestele. Aga see on niisugune müüt, mis ei tarvitse tõsi olla. Aga seal konkreetselt nad filmisid. Ma ei kujuta ette, et see fookus ja diafragma värk saab olla keeruline. Nikvi poisid olid seal taga mingite ülekannetega, see asi käis. Teiseks oli seal karja assistenti, küll nad juba kontrollisid, et augud oleks kõigil peal. Aga seal on põhimõtteline optiline viga selle asja juures. See, mis me tookord nägime, ta on mõeldud ju kumera ekraani peal näitamiseks. Täiesti kumer, nii et sa oled, see juuresoleku efekt, mida nad nimetsid. Et piltlikult öeldes on seal kinos Kosmos on võib-olla panoraamfilmi puhul, ma ei tea, üldse 3 rida objektiivsete kohtade peal. Kui sa lähed ette veel, et hakkad valesti nägema. Ja nüüd see, mis me nägime sileda ekraani peal, annab meile vale ettekujutuse, sest need nurga all võetud optikad nõuavad ju nurga all ka näitamist. Aga näidati sileda peal ja sealt hakkas see paralakside nägemine, eks ole, optikad andsid 1 ja siis 2 ja 3. Nii et sealt hakkas põhimõtteline viga. Aga mäletad, alul ja lõpus oli filmis siuke animatsioon, kus ta näitas tegelikult, kuidas ta on, aga ega kui me hakkaksime seda sinuga uuesti tegema, midagi targemad ei oleks. Ei, muidugi mitte. Ainult taastada kinos 3 projektoriga näitamine. Nii palju see poiss ütles, et maailmas on vist kas 4 või 5 säilinud kino sellist. Neist 2 korraldatakse igal aastal festival, kus siis rahvale näidatakse neid. Üks on Kanadas, teine Austraalias. Ja minu teada on see ohtlikud kurvid esimene panoraam mängufilm maailmas, millega nõukogude propaganda väga karjus. Sovetski slon Lutši Mire, nagu sa mäletad. Aga see, mis me sinuga nägime selles Limonaadi kinos, mis ta kuradi nimi on? Seal. Ja Limonaadi kinos, väga hea nimi. Seal oli heli totaalselt nässus, sest panoraamfilmil nii palju kui kadumav, tuhmav kuppuv, kadunud kinopäev mäletab, oli 6 stereokanalit. Aga me kuulsime tegelikult... 12 siis või? Ei, 6. Ja seal me kuulsime ainult tegelikult 1 kanalit. Anu Grabo ütleb, et vähe sellest, et tänu sellele, et nad varakult jaole said, siis nad jaotasid ülejäänud 6 kanali peal, panid tolbid paralleelselt kõik. Nii et me kuulasime 1 kanalit, ma ei tea, mitmest kanalist kokku. Ja on täiesti invaliidset heli. Tulemuseks oli see, et nagu sa näed, ei olnud seal mingit stereo- ja panoraami efekti, helisi saanudki olla, sest see on 1 kanal ainult töötas, mingisugune keskmine kanal. Siis ilus näide oli see, kus meie poisid laulavad. Mootorrattaid peaaegu ei sõitnud, kui sa mäletad. Peaaegu ei olnud põrinaid. Ja tegelikult Läänemets, minu kolleeg Harald Läänemets sai eraldi preemia tänu üks Nikvi heli insener oli tema kõrval ja tema tegid Mosfilmis siis tõelise stereofilmi kõikide efektidega. Mootorratas tuleb, läheb, sõidab ära. Kõik sisse, nii et Läänemetsa esimene ja viimane stereofilm, mis ta elus on teinud. Seda kõik ei olnud. Ja minul maailma parandaja sündroom, nagu mul on, hakkasin kohe mõtlema, et kui see arhiivis, see tõeline stereolint, teadupärast eraldi lindil tehti heli seal, pilt eraldi, helid eraldi, see 35 magnetlint alles on oma 6 kanaliga, aga neid makke enam ei ole tõenäoliselt. Siis seda annab, ma mõtlesin isegi skeemi välja, kuidas taastada ükshaaval neid kanalid. Ja rääkisin Anu Grabole, et kuule, et kui see on Eesti film, ta väidab, jah, see on Eesti film.
see autorsus ei ole oluline ju. Et no, et miks siis mitte see inimlikult taastada see asi uuesti ära, no see jäi muidugi selle õuepealseks jutuks kahjuks. Kuule, me juhuslikult olime just seal, kui Belo Estolbõõs taastati Ohtlikke kurve. Muuseas, esimesest osast on 3 rullist pilt kadunud ühel. Ja parasjagu need vennad olid seal teinud niimoodi, nad hiilisid sellest mööda, nad panid sinna tiitreid ja tegelikult üsna osavalt hiilisid sellest asjast mööda. Ma usun, et neil on olemas nii 35 makid, ma ei tea, kas nad korraga kuud saavad panna, aga nad saavad korda mööda tänapäeval teha neid, nii et see on võimalik. Ei, no mina mõtlesin tehnoloogia välja veel primitiivsema, tänapäevastel nendel makkidel saab pead liigutada ja seal peal muutku esimene kanal, siis füüsiliselt keerad teise kanali, 3., 4. niimoodi, et ja lõpuks paned summeerid kokku samamoodi plaksuga. Nii et seda annaks, aga see eeldab raha, see eeldab tahtmist. Muuseas, venelased, me kohtusime nende mordvalasest ülemusega, kelle jaoks etniline asi on nagu, ühelt poolt oli ta väga Jedina ja Rossija mees ja teiselt poolt oli ta väga soome-ugri, eks ole. Nii et selline huvitav segu sellest asjast. Nemad ametlikult on võtnud seisukoha, jah, intellektuaalse omandi koha pealt, need filmid kuuluvad Eestile. Aga füüsiliselt nad on Venemaal ja kui te tahate, me teeme teile, nad on tööga ülekoormatud, neile tulevad isegi Pariisi filmiakadeemiast, kuna nende hinnad on ilmselgelt odavamad, eks ole. Aga inimesed, kellega me seal rääkisime, need hoidsid nagu oma korporatiivset või elukutse lippu üsna kõrgel. Kuigi öeldi, et, no, et ega seal midagi, Putin olla seal küll käinud ühe korra ja mingisugust raha andnud, sellepärast, et seal olid väga huvitavad need tselluloidi peal olevate filmide säilitamis, kuidas öelda, sellised barakisarnased, pooleldi maal olevad asjad. Ja iga natukese aja tagant oli selline putka ja luuk seal üleval. Ja me küsisime, mis see on, et kui plahvatab üks sektor, siis lööklaine läheb sealt ülesse, mitte ei kanna seda tuld edasi kogu sellesse värki. Nii et see on seal üsna hästi neil tehtud. Ka praegused need olid väga hästi kõik säilitatud pildist. No, kui uskuda seda, mis selles venekeelses kino ajalees on, siis Moskva või Vene keskarhiivi tehniline tase on praegu vaatet Euroopa parim. Ja seesama Bagrov, kes Eesti jaoks avastas selle laenatud naise, mida me siin täna nägime, see kirjutab seal oma intervjuus, et nad on võtnud sama kursi, mis Ameerika filmiarhiivindus, et need digifilmid, need samad, tuleb kõik säilitada filmi peal ja seesama suur Vene arhiiv nüüd peaaegu riikliku käsu korras tellib digimängufilmide filmipealseid koopiaid, tähendab teevad ise, sest maailma tehnoloogia näitab, et ainus asi, mis säilib, on grammofoni plaat ja 30 film, kas sa tahad või ei taha. No ma rääkisin sulle CD-st, mis enam ei käivitu, DVD-d, mis varsti enam ei näita, keegi ei tea ju, kui kaua nad vastu peavad. Me ei tea isegi kõva ketta vastupidavust. Siin pole asi isegi füüsilises vastupidamises, vaid hooletuses. Sellepärast, et vaevalt, et keegi vanu paberfotosid ära niisama pillub. Aga ma olen niimoodi auditooriumi käes küsinud, tõstke käed üles, kellel on esimeste digifotod, kellel on alles, kes on teinud back-upi, saaliteie peale 1-2 kättevused, ülejäänud kõik läinud. Loomulikult. Ja neid fotosid tehakse nii palju, mida rohkem neid tehakse, seda madalama nende hind, kui kolleeg Kuik tegi filmi Eesti krooni tulekust, siis sa ei leidnud mitte ühestki arhiivist ühtegi kaadrit, kus oleks näha, mismoodi inimesed annavad ära rublad ja saavad, seda ei olnud. Oli igasugust muud mudlu ja juttu mingisuguste välismaalastega. No. Mina nimetan neid digifotosid digimüraks. Ma olen küsinud inimeste käest, mina ise kaasa arvatud, kes kogu aeg plõksub, et millal sa viimati vaatasid oma fotosid. Ei, no ma ikka mõtlesin, millal sa viimati oma digifotosid. 2014 umbes 1500 fotot olid, võt millal sa vaatasid, mis sa teed nendega. Loll küsimus lagud, sest et me siingi räägime ju mingisuguse efemeerse ajaloo jaoks lõpp. Teadmata, kas see säilub seal kõva kette peal või ei säilu. Aga Bagrov ütleb jah niimoodi, et nemad on võtnud selle sama Ameerika kursi ja nüüd peaaegu et sundkorras. Ta nii nagu Eesti see kinosüsteem, kui me sinuga veel selle ekspertkomisjonis olime, tegime selle sundkoopite määruse, eks ole. Tol ajal mõttetu, sest rahasid ju kellelgi polnud. Hea, kui sa VHS-i said sundkoopiana.
aga et nemad on peaaegu, et Venemaa riiklik määrus on, et sundkoopiad peavad tulema, kui nemad ise ilmutavad, nemad ise taastavad, võiks öelda siis, või digiteerivad või skaneerivad või siis. Nii et selles mõttes seal selles liikuva pildi maailmas on praegu väga imelikud ajad. Selle mõtte. Ja küll, et kaamerad lähevad järjest täiuslikumaks, nad on nii täiuslikud, et keegi vaidle enam vastu, kõik need digipildi plastilisus ja kõik see, isegi see Storaro annab alla ja ütleb, et ta võttis nüüd viimase filmiga, see operaator võttis digikaamera, küll mingi ultra kalli, aga ütleb, et jah, tõesti, ta on nüüd lähedal filmile. Aga küsimus on säilitamises. Kunagi ma lugesin Kanada kusagil väike linna mingi vana kinoteatri keldrist avastati 20. aastate nitrofilmid, mida mujal maailmas kusagil oli Chaplinid ja Keatonid, kõik muud niimoodi, et ülejäänud maailm värises, vaimust siis jumala korras. Ei plahvatanud, ei niiskunud. Ja nüüd taastatakse neid ettevaatlikult ja nii edasi. Et film seisab ja Eino Pedussaar, kes kahtlemata tunneb asja, ütleb mulle rahulikult niimoodi, parim helisalvestus on grammofoni plaat, füüsiline. Aga muuseas, seal on mingisugune Euroliidu arhiiviseadus, mis nõuab seda muuseas, et kõik sellised arhiveeritud materjalid peavad olema salvestatud 2 erineval kõvakettal, mis on valmistatud erinevatel päevadel erinevate tootjate poolt. Ja nende füüsiline vahe peab olema kas 300 või 350 kilomeetrit ühesõnaga, igatahes meil on tegemist sellega, et Eestisse need ära paigutada. Meil on sellega seoses mööndus tehtud, Liechtenstein, Monaco ja meie, eks ole. No jah, kõiki mõne ühte korvi panna ei tohi. See on loomulik. Meiegi filmi negatiiv teadupärast säilitatakse negatiiv Tartu külmhoones, osa Rakveres, osa Tallinnas. Negatiiv. Ja Eesti filmiarhiiv maksab Tartu külmhoonele uniku raha kogu aeg, pluss 10 kraadi. Eriti värvinegatiiv on seal ja sama põhimõte muidugi, et kõik ei tohi ühes kohas. Meelest on põõs oli, Nikvi oli nendele välja töötanud uue karbi. Seda meil kõik Krabo ja Kerli Rebane me imetlesime, pildistasime ka välja töötatud uus karp, spetsiaalne, et oksüdeeriva metalli osakesed ja need ei õige mõte selle peale ei tule. Ja me pildistasime, nad näitasid meile ka seda ladu, kus oli täpselt kõik külm, see oli suurepäraselt kõik salvestatud, uued karbid, mis ei anna rooste tolmu. Ühesõnaga, need inimesed jätsid nagu väga profi mulje ja ka see Pomo oli nagu selles mõttes meie suhtes erakordselt sõbralik, ainult et tead, kogu vestibüül oli Radovan Karadžitši slavofiilseid ja agressiivseid loosungeid täis sellest. Kust need seda said? Kust ta need leidis? Ma rääkisin Moskva venelastele, kust ta need leidis. Radovan Karadžitš oli tegija seal. See, kes kohta all. Ja. Noh, jah. Kuule, aga teeme praegu